Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Ja mina olen Maris Jesse ja te kuulate Linnajutte. Siin räägime me maast, ilmast ja ka natuke Tallinnast. Peamiselt Tallinnast ikka. Head kuulamist. Nii, alustame siis selle nädala linnajuttudega ja alustame teemast, mis kergelt selline naljakalt tuli välja siis selle nädala linnavalitsuse pressikonverentsilt, kus siis linnavalitsus otsustas anda õiguse venekeelsetele Tallinna koolidele õpetada ka järgmisel õppeaastal 7.–9. klassini vene keeles, nii nagu siis seadus seda ka võimaldab, et see üleminek toimub siis järk-järguliselt. Aga huvitav oli see, et kuidas linnavalitsus ja linnapea eeskätt siis väga niimoodi emotsionaalselt käsitlesid seda küsimust, et vaadake, et te kuskil umbes ei kirjuta, et ikkagi linnavalitsus venekeelset õpet lubab, me ikka teeme ainult eestikeelset õpet, aga siin nendes koolides, nii nagu seadus ette näeb, et ma olin üllatunud, et kuivõrd tundlikud nad selles küsimuses olid. Ülimalt valuline reaktsioon oli neilt ja siis vaadates, kuidas sotsiaalmeedia täitus erinevate Isamaaliidu juhtpoliitikutega, kaasa arvatud siis mujalt Eestist, Tõnis Lukas Tartust, seletamas Tallinna otsuseid, et ei, me oleme kogu aeg tegelikult ikkagi eestikeelsele haridusele ülemineku poolt olnud. Ja muidugi kroon kõigele oli siis harrastusteatri video linnapea ja tervise ja sotsiaali eest vastutava abilinnapea nagu osalusel. Peeter, kas sa oled neid pealkirju lugenud? Just täpselt, et ma väga loodan, et see video oli tehtud nädalavahetusel, et ikka jube kurb oleks, kui linnapea ja abilinnapea koos oma nõunikega seda töönädala sees olevat töötunde niimoodi kasutaksid. Aga mis su analüüs on, et miks nad nii tundlikud on? Tegelikult ju selline tavapärane rutiinne otsus, varasemalt linnavalitsustes seda tehtud ja üle Eesti tehakse samamoodi. Ma arvan, et ikkagi tõenäoliselt sellest, kui nagu äärmuslikke radikaalseid positsioone Isamaaliit valimistel kohalike valimiste eel võttis, et see foto nende meeleavaldusest Vabaduse platsil suurte siniste plagudega, et meie toome eestikeelse hariduse Tallinna linna, et nüüd on nagu raskustes, et seletada, et kuidas nad seda teevad. Ja see on ju selge, et ega eestikeelsele haridusele üleminek ei ole selline ühemomentne, et nagu me siin praegu need lambid saaksime, eks ole, välja lülitada ja siis uuesti sisse lülitada. Ja muidugi see peab toimuma järk-järguliselt. Aga et kui nad ei oleks olnud nii radikaalsed, et nad varem ei oleks skandeerinud, et seda saab teha kiiremini, siis nad ehk ei oleks nii suurtes raskustes praegu. Aga nad muide vist, kui ma õigesti mäletan, ju siis hoiatasid sellest, et kui Keskerakond tuleb võimule, et siis eestikeelsele haridusele üleminekul tabab tagasilöök. Tõenäoliselt, et see on, aga samas jällegi, et kui nad näitaksid nüüd selgelt nagu pikemat plaani, et mis täpselt toimub ka 27., 28., 29. aastal, siis vast ei peaks tegema neid harrastusteatri videosid. No, mulle ka tundub, et tegelikult nad on teatud mõttes ise saavad aru oma haavatavusest tõenäoliselt rohkem kui avalikkus ja ajakirjandus, et ajakirjandus lihtsalt publitseeris selle, mis oli tegelik linnavalitsuse otsus, millele siis seal helistati ja paluti pealkirju muuta ja nii edasi, sest nad ise tajuvad seda haavatavust palju suuremana ja tõenäoliselt õigesti tajuvad, sest selge on ju see, et Keskerakond on ju alati olnud igal etapil tegelikult eestikeelsele õppele ülemineku vastu, kui on olnud võimalik selle poolt või vastu hääletada ja on ka Tallinnas pärast seaduse jõustumist ju teinud sellise absoluutse miinimumi. Et ma mäletan neid vaidlusi, mis puudutavad näiteks seda, et meil oleks ühtne kool, eks ju, et eesti ja venekeelsed lapsed õpiksid koos, siis sellele on Keskerakond olnud alati vastu, et venekeelseid koole kindlasti puutuda ei tohiks. Eks me teame, et pooled vene koolide direktorid on ka keskerakondlased, eks ju, seal on ka see aspekt veel juures ja loomulikult, et isegi kui siis lugupeetud Isamaa kolleegidel oleks mingi nägemus, kuidas muuta siis seda üleminekut paremaks, siis Kõlvart ju praktiliselt ei lubaks seda niikuinii teha, nii et sellest tulenevalt võideldaksegi pealkirjadega selleks, et siis nagu peita seda iseenda haavatavust, ehkki olukord on ju päris tõsine. Tallinnas on nii Eesti parimad kui ka Eesti kõige kehvemad koolid. Ja seda
niimoodi umbes paarikilomeetrise geograafilise Täpselt. vahega. Täpselt ja loomulikult üks eraldi struktuurne probleem ongi just nimelt venekeelsed koolid, kus siis selles samas harrastusteatris ju oli väga huvitav kuulata, kuidas linnapea tunnustas venekeelseid lapsevanemaid, et need on valmis oma raha eest palkama lastele siis eraõpetajaid, et eesti keelt õppida. No loomulikult need vanemad vajavad kindlasti tunnustust, et nad oma laste tulevikust hoolivad, aga päris küsimus on ju see, et me ei ole suutnud luua Tallinnas sellist haridussüsteemi, mis tegelikult toetaks neid venekeelseid õpilasi piisavalt. Siin tuleks teha neid järgmisi samme, mida eelmise linnavalitsuse ajal oli kavandatud terve posu, et tõepoolest need lapsed kokku tuua nii huvitegevuses, sporditegevuses, ka koolid tervikuna ja selle asemel, et neid järgmisi olulisi samme teha, et selle asemel siis linnapea tunnustab neid, kes on valmis maksma eraõpetajate eest siis raha, mis loomulikult ei ole kuidagi aktsepteeritav, sest me saame aru, et eraõpetajate eest saavad maksta need, kellel on raha eraõpetajate eest maksta. Just täpselt, ja see lõhe ainult suureneb, et osade võimalused paranevad ja osade võimalused jäävad järjest nagu väiksemaks ja madalamaks ja siis imestame, et miks inimesed on nii rahulolematud, miks üldse osad ei saa üldse toime, miks osad ei integreeru, sellepärast et nad lihtsalt ei ole võimelisedki sisenema sellesse ühiskondlikku ellu. Täpselt nii, aga Isamaad huvitab pealkiri. Ja järgmised Riigikogu valimised. Ja täpselt. Aga lähme tänase põhiteema juurde, kuna Marisel on palunud siia kõnelema sellest, millest Maris teab kõige rohkem, ehk siis tervishoiukorraldusest, kus meil siis viimase 3 natukese rohkema kuu jooksul on Tallinna linnas toimunud selliseid silmatorkavaid arenguid, ütleme siis niimoodi. Seda nii-öelda märksõnaks on Tallinna Haigla, selle projekteerimislepingu tühistamine, aga seal taga loomulikult on palju suurem protsess, mis siis eelnes sellele ja siis ka laiemalt küsimus, et mis siis nüüd edasi saab. Õrnad märgid algasid 10 aastat tagasi, 2016-17, kui Sotsiaalministeerium, sotsiaalminister ja Tallinna linnavalitsus hakkasid siis Tallinna Haigla ühist planeerimist tegema, kõigepealt ettevaatlik ühismemorandum alla kirjutatud 2019. aastal, kui ma ei eksi, ja siis läksime ikkagi edasi juba konkreetsemate planeerimistegevustega kuni projekteerimislepinguteni ja nüüd on siis täisstopp tagasi. Ja mis probleemi siis tollal lahendatigi nüüd juba 10 aastat tagasi, et me teame, et Tallinna linnahaiglate rahaline seis on kaunis hea, kuna investeeritud on vähe, aga paraku see füüsiline infrastruktuur, kus siis tervishoiuteenuseid osutatakse, on selline, mis ei vasta tänapäeva ei tervishoiutöötajate ega ka patsientide vajadustele, võrdlusena Põhja-Eesti Regionaalhaigla, kelle finantsseis on üsna kõvasti laenude poole kaldu, aga teiselt poolt on seal ikkagi väga palju investeeritud selleks, et Mustamäe linnak saada tänapäevaseks. Ja Tallinna puhul tegelikult mõte oli ju sama, et kunagine nii-öelda haiglate konsolideerimise plaan 100. algusest Tallinnas viidi läbi teatud mööndustega, et põhimõtteliselt Tallinna suuruses linnas ei pea 4 eraldi haiglat olema, et on võimalik seda organisatoorselt palju mõistlikumalt tervikuna arendada ja loomulikult ka nii-öelda füüsilise infrastruktuuri mõttes minu meelest igati adekvaatne mõistlik plaan liikuda 2 linnaku loogikas, et üks linnak Mustamäel, teine linnak linna teises otsas, ehk siis Ida-Tallinnast Lasnamäe veerel ja sellest lähtudes ju tegelikult mitmed nii riigi kui linnavalitsused on selles suunas pingutanud ja see on olnud tegelikult ainus plaan, kuidas pikemas vaates mitte ainult Tallinnale, vaid kogu Harjumaale adekvaatset tervishoiuteenust ju tagada ja nüüd siis praktiliselt niimoodi kuu aega olid inimesed ametis, inimesed, kes with due respect tervishoiust suurt mitte midagi ei tea, ja siis leidsid, et seda plaani me küll tegema ei hakka ja kui siis küsida, et mis siis see alternatiivplaan on, et kuidas siis saavad Tallinna ja Harjumaa inimesed järgmise 10 aasta jooksul adekvaatset tervishoiu taristut, et sellele ju tegelikult vastust ei ole. Just täpselt, et sellele vastust ei ole ja ei ole nagu mitte kuskilt otsast näha, et sellele oleks mõeldud enne, kui need projekteerimislepingu ülesütlemise otsused tehti, kuna need käisid nagu nii ruttu ja ainult
ainus analüüs, mis tehti, oli advokaadibüroo analüüs sellest, kuidas lepingut üles öelda niimoodi, et linn peaks võimalikult vähe maksma. Aga et just, et mis on need alternatiivid, kas ja millal võiks tegelikult selliseid investeeringuid teisest kohast küsida, et kas on üldse võimalik investeeringurahasid Euroopa Liidust või riigieelarvest taotleda, kui sul ei ole korralikku projekti ees, millega alusel sa oleksid saanud teha korraliku siis sellise maksumuse prognoosi, nagu mitte midagi sellist ei ole, aga ma arvan, et järsku oleks ikkagi kohane korraks tagasi minna sellesse sinu viidatud sajandivahetuse analüüsi, et just, et miks me üldse räägime sellest, et sajandivahetusel aastal siis päriselt 1999 telliti, 2000 sai valmis, väliskonsultantide hinnang kõikidele Eesti haiglatele, need väliskonsultandid, Rootsi 2 konsultatsioonifirmat, kes tegelevadki tervishoiu planeerimise, tervishoiutehnoloogiaga, käisid läbi kõik Eesti 78 haiglat ja hindasid nende füüsilist olukorda. Ja Tallinnas siis oli nende hinnang nagu ühene, et need valdav osa Tallinnas asuvatest haiglahoonetest on ehitatud nii kaua aega tagasi, et nad enam ei sobi tänapäevase meditsiini nõuetele vastavaks, et jah, muidugi katus on peal, soe vesi on sees, aknad käivad lahti, aga lihtsalt nad ei võimalda enam seda funktsionaalsust, mida tänapäeva meditsiin nõuab, et me selle all kannatasime ka näiteks, eks ole, pandeemia ajal, et kui meil ei olnud piisavalt palateid, mis oleksid varustatud hapnikuga, ja me pidime selle tõttu lõpetama teiste inimeste plaanilist ravi. Et rusikareegel on see, et haiglahoone funktsionaalne eluiga on 40–60 aastat. Et senikaua saab teda remontida ja värskelt valminud haiglat ka hakatakse juba 2, 3, 5 aasta pärast tegema väikesi remonte. 20 aasta pärast tehakse juba suuremaid remonte ja kohaldumisi. Aga kui on poolsajandit möödunud, siis kohandamist nõudvate aspektide arv on nii suur, et mõistlikum on ehitada uus järgmiseks 50 aastaks nagu vajalik hoone ja see vana raha lammutada. Seda tehti näiteks, eks ole, Viljandis. Ehitati täiesti uus haiglahoone, vana jäeti maha ja sellele mõeldakse praegu uusi funktsioone. No ja eriti, kui me võtame Ravitänava korpuse Ida-Tallinna Keskhaiglas, siis ta ka nii-öelda arhitektuurselt tegelikult ei võimalda samasuguse nii-öelda tänava meditsiinivajadustele ümber ehitamist. Aga kuidas sa ootamatu liitlane sellel asjatundmatul käpardlikkusel, millega uus linnavalitsus on silma paistnud, on olnud meie sotsiaalminister, kellega ma olen ka kohtunud siin, kui mina veel linnapea oli, ja siis ta kogu aeg kordab seda, et andmeid ei ole, et me ei tea, kas see haigla on vajalik, sest meil ei ole andmeid. Ja ma olen talt kogu aeg küsinud, et lugupeetud minister, mis andmeid siis täpselt ei ole? No vot, et te tegite seal need analüüsid siin 10 aastat tagasi, et nüüd on kõik on muutunud ja te hakkate ehitama nii-öelda mineviku haiglat. Kui üldse midagi muutunud on see, et elanikkonna prognoosis on elanike arv veelgi suurem, kui ta oli 10 aastat tagasi, ja seda kohe kindlasti ei ole, et oleks nagu kirurgiat või sellist nagu statsionaari osa, haiglapalatite osa liiga suurena planeeritud 10 aasta taguste andmete pealt, et pigem vastupidi, elanikkond suureneb, elanikkond vananeb ja meil on juba näha, kuidas need 70-80 aastaste inimeste haiglaravi vajadus on pikemad, on siis need haiglas oleku episoodid, kui varasemalt prognoositud. Aga miks ta seda räägib? Sotsiaalministeeriumis on ju siiski veel inimesi, kes ju saavad aru. Ma arvan, et Karmen Joller nagu puusalt tulistas, et teda tabasid need esimesed ajakirjanike küsimused tõenäoliselt ootamatult ning see andmete küsimus oli selline ettekääne, tal kindlasti ei olnud niimoodi võimalust sellesse süveneda, ma vaatasin seda intervjuud järgi ja ma arvan, et seal oli nagu 2 asja, et ta teab, et
praegune valitsus ei ole valmis andma mitte ühtegi lubadust selle haiglahoone ehitusmaksumuse katmisel. Või üldse ükskõik missugust lubadust, mis tervishoidu edasi viiks. Ja siis oli see nagu hea ettekääne lihtsalt öelda, et mitte et öelda, et ma ei saa sellega tegeleda sellepärast, et valitsus ei toeta, vaid ütled, et ei, tegelikult andmeid peab üle vaatama ja siis selle tõttu on ju, ma pääsen sellest järgmisest küsimusest, et aga kas valitsus toetab, mis tingimustel ta toetab. Ja viin jälle tagasi korraks aastasse 2001, kus olidki fundamentaalne see viga sai tehtud, mille kallal Tallinna, mille all tervishoid jätkuvalt kannatab. Ja see on see, et linnahaiglad ja riigihaigla tekkisid eraldi. Et meil on siis nagu 2 täiskasvanutele spetsialiseerunud linnahaiglat, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja riigihaiglad ühendati sihtasutusse Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Ja see ei olnud üldse kavas, nagu ametnikud ja ka toonane sotsiaalminister Eiki Nestor tegelikult toetasid seda, et me teeksime 3 ühishaiglat. Et jah, 3 eraldi juriidilist isikut, aga et nad mõlemad oleksid asutatud nii riigi kui linna poolt, ehk tekib ühisvastutus nende haiglate käekäigu eest, nii nagu on Tartu Ülikooli kliinikum, kus on 3 asutajat, riik, linn ja ülikool. Aga toonane abilinnapea toetas jäigalt ainult aktsiaseltsi mudelit juriidilise vormina, Sotsiaalministeerium toetas sihtasutust ja ühel hetkel abilinnapea selle asemel, et riigiga läbi rääkida, ütles, et Tallinn teeb nii, nagu Tallinn teeb nii, nagu ta teeb ja siis ongi see ka Tallinn siis 25 aastat teinud nii, nagu ta teeb ja kahjuks Tallinna haiglate puhul on veel eraldi, et nõukogusid on kogu aeg vahetatud poliitilistel alustel, et Tallinna haiglatel ei ole nõukogudest nii palju nagu abi olnud, kui näiteks on Tartu Ülikooli kliinikumil olnud selline tasakaalustatud nõukogu, poliitilised huvid tegelikult on tagaplaanil võrreldes sellega, mis on tervishoiu ja haigla huvid. No ja tegelikult eelmise linnavalitsuse ja riigivalitsuse ajal me ju tahtsime seda viga parandada, me tegelikult leppisime ju tollase terviseministri Riina Sikkutiga kokku ja valitsus kinnitas haiglavõrgu arenguplaani, kus siis oli ette nähtud seda, et Tallinna haigla kontsern tegelikult hõlmab lisaks Tallinna haiglatele ka PERH-i just nimelt selleks, et tekiks see tervikvaade ja see on ju asi, millest seesama Karmen Joller on taganenud, ehk siis kui ta räägib, et tuleb nii-öelda vaadata nii PERH-i tähendust ja rolli ja erialasid, mida osutatakse siis ka keskhaiglate rolli, mis Tallinnale kuuluvad selleks, et ei oleks dubleerimist, kõik mõistlik jutt, eks ju, aga tegelikult see plaan oli ju praktiliselt olemas ja see, kes selle plaani maha tõmbas, oli ju tema ise. Just, ja aga see nõuab oskust läbi rääkida, see nõuab oskust kompromisse teha, see nõuab oskust kuulata teist poolt, arvestada teise poole nagu peamisi huvisid, pakkuda neile vastu midagi ja esitada oma huvisid. Ja tegelikult siin ei olegi nagu, me ei saa rääkida nagu siin linna huvi, riigi huvi, et me räägime inimeste ühishuvist saada meie pealinnas head abi. Sest inimesel on ju täiesti ükskõik, kas see haigla kuulub linnale või riigile peaasi, et seal oleks adekvaatne süsteem. Aga mis sa arvad, et miks linnavalitsus, miks riigivalitsus ei taha seda toetada, on arusaadav, see minu jaoks muidugi ei ole mingi argument, sellepärast et me saame aru, et järgmise aasta märtsis tuleb meil uus valitsus ja uus valitsus saaks võib-olla ja isegi ootuspäraselt me võiksime öelda, et keegi tänastest linna koalitsiooni moodustatavatest erakondadest on ka Stenbocki majas ja tegelikult saaks ju selle rahastusküsimuse koostöös Tallinna linnaga ära lahendada, aga küsimus on minu jaoks, millest ma on kimbatuses, et miks uus linnavalitsus selle projekti maha tõmbas, sest alternatiivsed kulud hakata renoveerima olemasolevad haiglad on suurusjärgus ju samad, seal 800 miljonit versus 650 miljonit, tegelikult tulemus on kehvem, kui hakata renoveerima tänaseid haiglaid, nagu me juba rääkisime, ja lisaks sellele, et kui ütleme siis uue haigla ehitamiseks on võimalik teoreetiliselt saada kaasrahastust nii järgmise Euroopa Liidu vahendite perioodist kui ka riigilt, siis olemasoleva haigla infrastruktuuri ülalpidamiseks on see märkimisväärselt nagu väiksem tõenäosus, et kas see on lihtsalt selline lühinägelikkus, oskamatus aru saada, et see ei ole järgmiste Riigikogu valimiste küsimus, vaid tegelikult järgmise 50 aasta perspektiivis või midagi muud?
panid korraga nii palju asju, et ma üritan nagu nüüd järjest minna, et ma väike selline põige renoveerimismaksumusse, et see renoveerimismaksumus olemasolevatel haiglatel saab olema sama suur, võib-olla isegi suurem, kui oleks uue haiglahoone ehitamine, sellepärast, et sinna peab juurde panema ka ajutised ümberkorraldused tervishoiuteenuse osutamisel, et töötavat haiglat renoveerida on kallis ettevõtmine, sest sa pead tegema ümberkorraldusi, ajutisi hooneid, kolimisi ja nii edasi. Ja me oleme seda PERH-i puhul näiteks näinud, kui vaevaline see on ja kui pikalt see aega võtab. Just täpselt, eks ole, ja häiritud on inimesed, häiritud on töötajad ja nii edasi. Nii et seda argumenti kohe kindlasti ei ole, see funktsionaalse nagu mahajäämuse, et sa ei saa seda funktsionaalselt sama head tulemust kui uue haigla ehitamisel, sedast me rääkisime juba enne. Nüüd saab ainult nagu, ma ei tea, hüpoteese esitada, et tõenäoliselt seal ongi erinevad ajendid koos, millised nende osakaalud on, seda saaksid öelda need otsuse tegijad ise ja kusjuures ma arvan, et nende otsuse tegijatel igaühel eraldi võetuna ongi need osakaalud nagu erinevad. Ma arvan, et mõnel võib olla see kõige suurem osa see, et nüüd linnavalitsuse poole pealt, aga tegelikult see ei ole linna mure, et tegelikult, et tervishoiukorraldus on riigi asi, see ei ole meie asi, see on suur investeering, see on keeruline investeering, ma parem ei tegele sellega. Las keegi teine lahendab kunagi ära. Pistan pea, eks ole, liiva alla. Siis järgmine, mõtlemata, et tegelikult ma ise olen see, kes 10 aasta pärast on kuskil haigla koridoris ootamas voodikohta palatisse. Siis teine on see, et ja seda argumenti me oleme valjuhäälega ka kuulnud erinevatest siis vastustest küsimustele või intervjuudes, et see on nii suur raha, et seda raha ongi võimatu saada. Ja see on nagu eriti masendav. Minust ütles seda ka linnapea meie arupärimistele vastates volikogus, et see on nagu eriti masendav selline mõtlemine, et see on nagu see, et me juba eos mõtleme, et me ei vaja tulevikus Eestis kvaliteetset abi. Et me ei saa endale, poliitikutena ei saa endale sellist lauset lubada, kui sa ei näe võimalust pakkuda eluliselt olulist abi, et sa ei näe nagu variante, mida teha saab, siis sa pead tegelikult... Ei kõlba oma ametis. Siis sa pead nagu andma võimaluse teistele, kes näevad variante. Et see oli nagu eriti masendav. Ja kolmas, mis on nagu selline lühinägelik perspektiiv, aga ei saa ka nagu välistada, on see, et mida kehvemad on töötingimused nendes avaliku sektori tervishoiuasutustes, avaliku sektori haiglates, seda parem on konkureerida meie kõige piiratuma ressursi ehk tervishoiutöötajate peale neil, kes on saanud teha vabalt investeeringuid, kellel on juba uued hooned rajatud ja peamiselt on teinud meil, eks ole, investeeringuid siis tervishoiuhoonetesse, kaasa arvatud ka haiglateenuse osutamiseks 2 siis suurt asutust. Üks on Veereni kompleksis ja teine on seal lähedal PERH. PERHil on oma osa olnud selles, et on lobistatud Euroopa Liidu rahade osas PERHi poolt ja Tallinna haigla rajamise vastu, aga sellest ajast on juba ikka mitmed aastad tagasi, nii et praegu kindlasti PERH ei käinud Tallinna linnavalitsust nagu lobistamas ega mõjutamas, et järele jääb ainult üks variant. Jah, et ma arvan, et eratervishoiuasutused kindlasti rõõmustavad selle üle, et Tallinna linnahaiglad on kehvas seisus. Me oleme juba ju näinud, et mõnes kohas terve eriala kaupa lähevad arstid erasse ja selle tulemus, mina kardan kõige rohkem, et hakkab toimuma selline hiiliv tervishoiu erastamine, et Tervisekassa lepingut ei õnnestu täita, sest pole arsti, kui arsti pole, siis raha eraldatakse, raha ei kasutata ära, Tervisekassale ei jäägi midagi muud üle, kui panna siis selle hankesse erasektorile see maht ja siis järk-järgult siis võetakse siis tükke tegelikult sellest linna
või siis avaliku sektori meditsiinisektorist ära, et ei tea, kas seal on nii-öelda põhjuslik tagajärg, et me teame, et Isamaa on seotud teatud inimestega, kellel on huvid eratervishoius, meil on seal ka üks linnaosa vanem, kes on Confido nõukogu liige ja nii edasi, aga kindlasti see otsus ei pruugi neile vastumeelne olla siis pehmelt öeldes. Jah, ma ei teekski siin sellist väga suurt nagu vastandumist nii-öelda eratervishoid ja avalik tervishoid, sellepärast et eratervishoiuasutus tähendab neid töötajaid, arste, õdesid, kes selles asutuses töötavad ja ma olen kindel, et töötajate vaatest, kuna töötajad liiguvad era- ja avaliku vahel, paljud töötavad arstidest ka korraga kahes kohas, et nemad tahavad näha ikkagi häid tingimusi igal pool, aga mõned omaniku huvid võivad seal küll olla ja samas jällegi ka, et mida ma olen nagu kogenud või tajunud, et ja mida ka meie ju eratervishoiuasutuste omanikest juhid ütlevad, kõik võtavad enesestmõistetavusena seda, et avaliku sektori tervishoid on olemas, avaliku sektori tervishoid teeb ära need rasked, väga ressurssinõudvad 24/7 aastaringsed valvamised, suured hulgitraumad, et seda võetakse enesestmõistetavusena, et see avaliku sektori poolt pakutav tervishoid toimib ja et era siis teeb seda täiendavat kõrvalt. Aga kui me sellesse avaliku sektori tervishoidu ei investeeri, kui me ei too kokku neid valveringe praegu, mis on killustatult erinevates haiglates, siis meil lihtsalt ei ole nagu siis see vundament laguneb ära. Vundament lihtsalt laguneb ja siis me oleme kõik õnnetud. Huvitav on see veel viimase mõttena, et on siin härra Kõlvarti positsioon, kes on ju tegelikult olnud üks nendest, kes on sellest aru saanud Tallinna Haigla vajadusest ja on tõesti seda projekti ju vedanud linnapeana päris aktiivselt ja nüüd siis on ka võtnud samasuguse hoiaku, et tühistame ära, pole seda vaja. Sellest ma olen ausalt öeldes kõige rohkem üllatunud, sellepärast et ma mäletan tema toetust Tallinna Haigla projektile seal 21, 2, 3, see, kuidas ta riigi vastu kohtusse läks, kui Reformierakond 23. aastal Euroopa Liidu rahadele, eks ole, rahad haigla projekteerimisest välja tõmbas. Et ta oli niivõrd veendunud Tallinna Haigla uue hoone, selle kompleksi rajamise pooldaja, et ma ei oska nagu leida ühtegi ratsionaalset argumenti, miks ta lasi Isamaal niimoodi teha. Et sina tead teda rohkem. Kusjuures ma olin temaga siis koalitsioonis ja siis ma mäletan, me haigla arenduse nõukogus otsustasime, et me projekteerime siiski haiglat edasi, ehkki riigi raha ei ole, just nimelt sellepärast, et ühtegi alternatiivi uue haigla ehitamisele me ei näe ja meil peab olema valmis projekt, et ühel hetkel järgmiste valitsustega siis seda läbi rääkida, mis on just täpselt see seisukoht, mille pealt eelmine linnavalitsus otsustas jätkata projekteerimisega, et jah, see valitsus meile raha ei anna, Reformierakond ei huvita selle haigla saatus või pealinna tervishoid, aga et tuleb ju järgmine ja siis on meil projekt valmis, mille pealt hakata seda ehitama, aga nüüd on ta oma seisukohta kardinaalselt muutnud ja mulle tundub, et ratsionaalset selgitust ei olegi, et ma kahtlustan, et seal võib olla selline emotsionaalne värk, et kõik, mida sotsid on teinud, et see on paha, see tuleb tühistada. Et me näeme seda mitmes teises valdkonnas, võtame trammiteed. Need samad Liivalaia trammitee projekt ka tegelikult koos Kõlvartiga algatatud, eks ju, nüüd ütleb paha tuleb ära tühistada. Et nii kaua, kuni see oli nagu tema laps, see Tallinna Haigla, siis ta seda toetas, aga kuna vahepeal siin sotsid hakkasid seda nii-öelda enda peale saama, et kui see ei ole enam nii-öelda Mihhail Kõlvarti nimeline Tallinna Haigla ühemõtteliselt, vaid et ääremärkusena on ka kellegi teise nimi peal, et siis las jääb parem üldse sündimata. Tallinna Haigla rajamine või mis iganes haigla investeeringu tegemine on niivõrd pikaajaline, et projekt, et selle aja jooksul jõuab vahetuda mitu linnavalitsust ja mitu riigivalitsust ja see, kes seda Tallinna Haigla linti lõikama läheb ükskord, me ei oska teda ennustada ja iseenesest nagu hea praktikana, ma ei mäleta enam, mis haigla või mis investeerimisobjekt see oli Sotsiaalministeeriumist, kus mina ametnikuna hoolitsesin selle eest, et see, ma tean küll, see oli Biomeedikum, mis siis Tartu Ülikooli arstiteaduskonna prekliiniliste ainete suur õppehoone, et selle avamisele kutsuti kõik ministrid
kes olid töötanud selle hoone sündimise nimel. Ja kõik said oma jupikese ja kõik said tänatud ja kõik said seda rõõmu ja au tunda. Nii et kokkuvõttes võime vist öelda, et Tallinna tervishoiu tulevik langes asjatundmatuse ja solvumise ohvriks. Ja lühinägelikkuse. Ja lühinägelikkuse. Ja nüüd nädala Minsk. Ja selle nädala Minsk tuleb sotsiaalvaldkonna abilinnapealt Riina Solmanilt, kellega juhtus selline lugu, et tal oli vaja minna hiljuti günekoloogia EMO-sse, me kuulsime seda avalikul konverentsil, tema sõnavõtust, ta ise rääkis sellest, oli vaja minna siis günekoloogia EMO-sse, kus oli järjekord, kus oli palju väga tõsises seisus patsiente, nagu ta ise ütles, kes seal oigasid, karjusid, ja kui ta jõudis siis triaaži õde ütles, et tal ei ole erakorraline seisukord ja ta soovitas tal tulla plaanilisele vastuvõtule järgmisel nädalal, ja siis Riina Solman hakkaski minema, aga tema õnneks siis vist oli garderoobis proua, kes tõmbas natukene niite ja Riina Solman sai siiski järjekorrast ette ja samal õhtul siis arsti vastuvõtule, mille peale ütles ta: ma ei ole mingi tühine inimene, et järjekorras oodata. Sellega me täna lõpetame, aitäh kuulamast!